käisime Leoga seal arsti juures ära ja nüüd lähme siis isale järgi ja siis käime siin sees ja siis lähme käime korraks Lukke mõisa juures, et vaadata seal, mis et kuidas seal välja näeb kõik ja sest mul on neljapäeval pildistamine. Olen hetkel siis siin enda toas ja tegelen selle video monteerimisega, et käisin pulma filmimas ja nüüd on mul nagu põhimõtteliselt kõik valmis, ainult et vale aasta, mis on nagu veits halb viga, aga kohe parandame selle ära. No nii, kuna täna on siis Leo minisünnipäev number 10, siis valmistame selle tarbeks talle. Või noh, okei, tegelikult tema nagu veel ei saa, aga vanilja muffini pulber, kus ma selle panin? Leidsin, siin ta on. Ja siis käime poes ja ostame peale panemiseks ka midagi äkki. Ja siis saamegi sellised lahedad muffinid. On nii tea või? No vist küll. Vaatame, mis siia läheb siis. Mida on vaja? Mõtlen, et kas panna siia mustikat ka sisse või mitte. Mõtleme. Saavad ka asja Leo ja sa tahad ka teha muffineid ja no muidugi. Tule tappi mulle. Siit tuleb kausikese. Oi. Nii, siis saab siia sisse panna. Ja siis... See. Ja alustame. Nii. Ehk siis kauss. Pulbriselu. Näed, vaata. Wow, värviline vispääl. Nii. $200 milli veed. Nii. 100 milli õli. Nüüd on vispendada ja vaadata, kas äkki panna veel midagi siia sisse. Ühe käega raske, aga noh, saab hakkama. Ja Leole andsin ka vispli ja nüüd ta lennutas selle maha. No ja, palun. Siis tal on oma krõbuskad siin ja joogipudel ja... Pidime siin Leoga nüüd poodi paar asja ostma, et siis õhtusööki teha. Ja siis lähme tagasi koju sööki tegema. Räägin, mis siis vahepeal on juhtunud ka, et käisin pulma filmimas ja siis lähen ka homme lihtsalt pildistama, et tulen natukene hakkan midagi selles valdkonnas tegema ja loodan, et see nagu areneb ja et ma saangi hakata seda tegema, eriti neid selliseid pulmavideosi, sest mulle sitaks meeldis see nagu nii lahe ja nii tuus, ma ei tea. Ja nagu selline tuhin tuli ka peale pärast, et ruttu seda kõike ära montida ja siis ma tahan nüüd erinevaid variante proovida kõiki ja et sitaks meeldis ja loodan, et see nüüd esimene kord siis avab selliseid uksi mulle, et on lahe. Mis sa teed teha oma jalgadega? Ma teen siin nüüd süüa Leole ka pasta bologneset siin, et meile just, põhimõtteliselt on kõik valmis, et natukene veel võib-olla siin maitsestada üle, siis Leo on mul siin jalge juures, libises praegu just natukene ja
käisin poes, ostsin talle ka mingeid selliseid, olid praegu soodukaga ja nüüd siis mõtlen, et teen siis Leole ka selle kreemi sinna vahele või mitte vahele, peale, et üritan midagi teha. Sellised said siis need muffinid kodused välimusega. No nii, käisin pesus ära, Leo magab, kell on mingi 9 läbi ja nüüd ma teen endale mähist, kuna mul on käega probleeme ja õde ütles, kes on nagu õppinud füsioks ja siis küsis oma bossilt, et mida teha, et kui valutab ja nagu, et need mingid ühed asjad ei toiminud, et mida siis teha. Ja siis tegin siis nüüd endale siia ühe või äädikamiksi ja see peaks siis nagu aitama, ma ei tea, eks näis, eks ma annan siis teile teada, kas see aitas mul vähemalt, ma ei tea. Igastõest, mul on siin puuvillane mingi kalts, mis ma siis nagu võtsin mingi sellise jupi, mis ma panen siia või soola või äädika sisse. Miksin selle siia kõik, et oleks coated, et oleks nagu täiesti kõik selle segu võtaks enda ümber. Siis lõikan siit veel ühe mingi ribakese, mis see tundub nii veider. Ja. Siis mu käekese ümber, mis on, mul on siis nagu siit kohast valutab, et põhimõtteliselt niimoodi ja mul on niimoodi on valus, nagu ma surun natukene ette ja mul on juba mega valus. Ja see peaks siis nüüd aitama. Ja ma loodan väga, sellepärast mul on süüa ja kõike, nagu reaalselt kõike on mul valus teha. Nii. Ei tea, sellega pean siis magama ka ja küpsetuspaberi pean ka siis endale siia ümber saama. Äkki ma küsin abi. Selline ta siis sai. Selline lahas. Või mis iganes see nimi on. Mähis. Värks äkki. Loodame, et aitab. Tere hommikust. Täna siis on 10. juuli ja ärkasin mingi 5:50 ja siis Leo magas õnneks edasi. Väga, väga hea. Ja nüüd teen siis hommikusöögiks pannkooke ja võtsin endale selle mähise värvi ka juba ära, sellepärast et see ei tohti nüüd olla väga kaua peal. Ja ma ei tunne praegu väga erinevust, aga äkki läheb veits aega lihtsalt. Siis praegu ma teen siia neid Leole ka pannkooki, et kõigepealt need maitsetud pannkoogid siis ja siis meile, kus on ikka midagi enamat sees ja siis ma vaatan The Summer I Turned Pretty, sellepärast et sellel tuleb uus hooaeg välja järgmine nädal ja siis ma olen juba esimese osa ära lugenud, teine osa on mul praegu poolik ja siis ma tahangi, et lugeda raamat ära ja vaadata selle seasoni ära ja siis uuesti raamat ja siis uuesti season ja siis uuesti raamat ja siis uuesti season, et siis ollagi niimoodi kohe nagu vaadata, et mis on erinevused raamatu ja selle sarjaga siis ja nagu päris palju on tegelikult erinevusi, et sarjas on tegelikult asju juurde nagu tehtud, et oleks põnevam, nii nagu ikka tegelikult suht. Aga jah, ma teen siis neid pannakaid edasi. Tere hommikust, nüüd on jälle järgmine päev, 11. juuli ja kell on 10:30. Leo ärkas täna kuskil mingi 8:30 paiku, mis on nagu väga hea ja magas öösel niimoodi, et ärkas 2 korda, või no tegelikult 1 korra, teine kord oli juba kell 6 hommikul ja siis ta jäi uuesti magama. Ja siis oligi niimoodi, et siis kui ta öösel ärkas, ma andsin talle vett, siis ta jäi uuesti magama ja siis andsin talle seal 6 paiku siis piima ja siis ta jäi ka uuesti magama.
aga nüüd ongi see, et ma üritan kuidagi seda piimavärki nagu ära saada, et ei oleks seda ühist söötmist niimoodi piimaga, et äkki niimoodi vaikselt saab selle kaelast ära. Ja tänane plaan või ongi sellised plaanid, et linnas vaja käia, et mul on töötukassa aeg kell 1 ja siis kell 2:30 on mul siis photoshoot Lukke mõisas, siis lähen sinna ja siis tulen koju ja ma tellisin ka täna meile maasjusi, 2 erinevat sorti, mõlemat sorti 3,5 kilo, et näed siis, või et nendele tuleb vast täna järgi minna. Võtame teid siis kaasa ja siis praegu ongi see, et teeme samamoodi, üritame teha nagu eile, et Leol on ainult 1 päevauni, mis siis peaks algama seal kuskil 12 paiku ja siis ongi magab põhimõtteliselt nii kaua, kuni soovib ja tavaliselt magabki mingi kas 2,5, 3, praegu vähemalt on niimoodi olnud, et päeval on päris hea uni. Ma ei tea miks, aga päeval kuidagi sobib talle rohkem magada, kui et öösel. Aga jah, eks ma siis siin mängime Leoga ja anname siis talle lõunasöögiga kunagi enne magama minekut ja siis ma peangi juba minema linna. Leo on nüüd oma lõunasöögi ära söönud ja tal pole veel praegu und olnud, esimest und ja sõime lõuna ära, praegu on 11:51 ja siis ma panen ta siis mingi, kas vaatame 12:30, oleneb kui jonniseks ta läheb nüüd, aga arvastavasti panen ma selle, ma hakkan jäätist ka samal ajal tegema praegu ja siis vaatan jooksvalt, et äkki ma panen siis poole jäätise tegemise pealt Leo tuttu, aga jah, piima vaja, koort, et teen sellise vaniljajäätise ja siis vaatan, et äkki panen mingeid, aga mul ei ole vaniljat. Okei. Ma teen lihtsalt vaniljajäätise ilma vaniljata. Mis on nagu veits lamp, aga pole vast midagi. Mul sai nüüd nagu see vanilja nii-öelda miks valmis ja nüüd ma siis jagan nad siia 2 topsi ära ja siis mõtlesin teha veits nagu niimoodi, et mingi teistsugused maitsed, et lasen praegu kohvi seda shotti, et rummi ja kohvi äkki. Et äkki tuleb midagi huvitavat. Muidugi mul seda mingi mega palju ei ole. Pool liitritest. Panin siia nüüd kohvi. Selline ilus värev on. Ja ühe ma jätan praegu tavalise ja siis kui hakkan nagu blenderdama, siis lisan šokolaadijupi. Panen natukene seda rummi ekstraktiga. Lõhnab üli hästi. Ma jätan niimoodi. Jätan need siia praegu laua peale jahtuma, kuna need on nagu tulikuumad. Ei pane kinni, vaid nagu panen lihtsalt kaanet niimoodi peale, et mingid sadikad sisse ei läheks. Sest suvi on ja neid ikka siin leidub. No nii, ma olen nüüd autos ja hakkan minema siis sinna töötukassa konsultatsioonile. Et on vaja seal käia, siis käime ära. Siis lähme edasi sinna pildistama. Täna ei ole halb ilm, täna on suht hea ilm. Ma loodan, et me ka mingi kuumaks ei lähe ka muidugi seda, et siis on ka päris nagu hull. Et praegu on 21 kraadi. See ei ole veel kõige hullem. Aga lubab ja täna päris nagu hoti ilma, nii et loodame, et nii hull ei tule. Ma võtsin matša boba, nii et teistesti suht sitasti on näha mind, aga pole hullu. Ja siis juba ongi minek pildistama.
ikka see mega fullis. Päris hea. Parem, kui ma arvasin, et see on. Ma arvasin, et see on nagu halvem. Aga mulle täitsa meeldib. Nii et väga hea. Yes. Puhastan maasikaid ja see oli õhtusöök siin ka poolika, sest see on juba kõik ära söödud. Ossa! Ciao! Kes see on seal, Leo? Kas see on sina või? Ja, see oli sina! Kuku! Kuku! Tere hommikust, käes on siis nüüd pühapäev 13. vist ja mul oli natukene võib-olla mingid päevad natukene vahele, aga samas sai iga päev natukene midagi filmitud, nii et ma panen lihtsalt kõik kokku. Aga ma loodan, et teile meeldis selline vlogikene ja kohtume siis juba varsti järgmises vlogis, sest meie Leoga lähme reisile. Esimesele reisile, aga see ei ole nagu selline niisama, vaid me läheme autoga Poola. Nii et see tuleb päris põnev ja ma arvan, et mingi päev enne ma juba hakkan vlogima teile, et siis asjade pakkimist ja seda asja ka, et mul on ka selline asi, et ma tegelikult ei tea, kui palju neid asju Leole võtta, sest ma pole kunagi temaga nii kaua ära olnud kuskil, et kogu aeg on ikkagi kodus oldud, et maks sellist 2 ööd vist on kuskil oldud, et üle selle ei ole olnud kuskil, nii et see tuleb põnev. Ja see on täitsa välismaal ka, nii et selle söögiga on ka niimoodi juba, et ta juba sööb päris palju ja peab natukene, ma arvan, et ma võtan mingi osa, ma võtan kaasa neid toite, mida ta teab, aga kuna ma arvan, et välismaal on tegelikult toidukaubad odavamad, siis äkki ostab hoopis sealt Leole sellist lõuna ja õhtusööki ja hommikusööki. No hommikusööki ma teen tavaliselt ise kogu aeg, et see ei ole nagu nii raske, sest see on nagu selline lihtsam. Aga ma loodan, et meeldis ja näeme õige pea järgmises videos. Tšau!